Tšau, on jälle hea päev, olen natuke vidinaid saanud. Toyotas käisin, Toyota abis, seal ma olen oma Toyotasid kunagi remontinud ja nende käest sain siis siukse Toyota Supra käiguvahetuskangi. Sest Toyota Supral on ka 8-käiguline BEM-i käigukast. Ja miks ma selle kangi võtsin, tegelikult ei olegi seda vaja. Kunagi lolli peaga alguses kohe see tellitud, aga noh, nüüd ta on olemas. Ehk et disaini poole sobib see Ineosega natukene paremini kokku, kuna see on ka siuke kandiline. Praegu on autos see BEM-i enda käiguhoob, mis on siukse nagu BEM-iliku disainiga, aga see on siukse rohkem robustsema disainiga, et selle vahetamine on paras nikerdamine. Aga YouTube'is on üks tore video, mida ma siia alla ka lingin, kus siis onu näitab täpselt, kuidas seda tuleb teha ja eks ma selle video järgi proovin ka selle ära vahetada mingi aeg. Aga siis mul tuli veel üks pakk ära, kus on sees midagi palju põnevamat. Ja kohe vaatame täpselt järgi, mis on sees on. See pakk on siis koormarihmad.ee-lt. Sealt saab tellida lisaks koormarihmadele ka venivaid puksiirköisi. Ja tuleb välja, et ka nöörseekleid. Kohe vaatame, mis siit välja tuleb. Mul on nuga nöri ja lõik hästi. Tegelikult mul oli veniv köis olemas, aga ma kinkisin selle naabrile ära. Tal läks seda vaja, siis ma ostsin endale uue. Et see veniv köis oli mul vastu pidanud kuskil, ma ei tea, 12 aastat, 14 aastat, kuskil seal vahemikus kunagi väga ammu ma seal ostsin. Ja igal reisil igal pool kaasas käinud ja ma olen seda ka kuritarvitanud, et seda ei tohiks väikse käes hoida, aga kui ma Aafrikas reisile käisin, siis ta oli mul auto katuse peal ja elab siiamaani edasi veel. Vot, näed, koormarihmad.ee. Sellega on selline trikk tegelikult, et kui te soovite endale ka tellida näiteks sellist venivat köit, aga veniv köis on siis selles mõttes kineetiline köis, on ta nimi veel, igasugused toredad nimesid on seal. Aga kuidas ta töötab on see, et samamoodi seod ühe otsa enda auto külge ja teise otsa selle auto külge, mille ma maast välja tõmmata. Sõidad mõlemad autod võimalikult lähestikku ja siis paned nii palju, kui torust tuleb minema täie hooga. Mis juhtub on see, et see köis läheb pingule, tekib sinna köie sisse ka see kineetiline energia ja midagi nagu, noh, ütleme tavalise köiga on see, et kui sa paned järsku minema ja nöörleb pingule, siis kolaki oled peaga esiklaasis, eks ju. Või siis teisel auto tuleb vastupidi seljatugi lendab kuhugi mujale või ole, mis pidi tõmmata, eks ju. Aga siis sellega on kõik pehme sujuv, et paned täie vasaga minema, nöör läheb pingule, tunned, kuidas tekib siuke vedruefekt ja siis on kaks varianti. Variant A on see, et kui teie ees tõmmate, panete hullu hooga minema, aga teine auto ei taha maasest välja tulla, siis see veniv köis lihtsalt tõmbab teid tagasi. Kuhugi maani, eks ju, mitte nagu vedruga tagasi, vaid kuhugi sinna maani, kui nagu maapind järgi annab seal libisema. Ja teine variant on see, et kui panete teie hooga minema, siis teine auto tuleb vupsti maasest välja ja ongi käes. Ja kõik on väga ilus, kena, turvaline, et jah, siuke lugu. Ja need on siis ka igasuguste erinevate paksustega ja pikkustega. Mina võtsin tegelikult endale autosse natuke jämedama 28, see läbimõõduga natuke tugevama ja siis abikaasale ja poisi autosse võtsin 22, nendele sellest piisab. Vot, ja siis ma võtsin endale veel neid köisseekleid, mis ma siis rääkisin, mis selle vintsi otsa käib, et ma olen toon ühe metallisseekli ka kohe. Tegin 2. Ehk siis siuksed näited on üks väike siukene metallisseekel käib siis niimoodi kinni ja siia vahele saab siin mingid asjad panna ja natukene suurem, aga põhimõte on täpselt sama. Üks on lihtsalt paksem, et mõnedel autodel see pukseerimusaas on võib-olla väiksem, et see ei mahu sinna sisse või siis on vaja panna rohkem köisi vahele, kui siia ära mahub. Aga üldiselt on see, et kuna minu autol on ka ees vintsil, eks ju, köis, konksu ei ole, siis kogu see majandus peaks hakkama käima siis sellega, et see on seekel. Siia saab panna siis
mingi teise köie, näiteks selle puukaitsevöö ümber puu ja siis siia kinni ja siis panen oma vintsi siia teise poole ja sikutan, et on ohutum. Kui läheb puruks, siis see ei lenda esiklaasis sisse. See lendab esiklaasis sisse, aga seda nöörseeklit ei saa kasutada näiteks nende autode väljatõmbamisel, mille taga need pukseerimisaasad on siuksed metallist latakad, kus on auk läbi puuritud, et siis see õurub selle nöörseekli ära, et seal tuleks ikkagi metalliseekel vahele panna. Vot, muidu lihtsalt läheb kalliks see lõbu, kui iga kord on vaja uus see osta ja see võib minna puruks, nii et ei saagi teist autot kätte. Vot, see selleks. Aga jah, kui te tahate ka siis endale tellida selliseid asju koormarihmad.ee-s, siis minge pange endale ostukoorm kokku ja kui hakkate maksma, siis sinna sooduskoodi lahtrisse kirjutage ONURAIU 10, siis saate 10% allahindlust teilt kõikidelt asjadelt. Vot, siuke tore lugu, aga siis on üks asi veel. Nüüd on siuke lugu, et sõbrad saavad kokku. Ehk siis meie, kes me siin mööda maailma ringi ulgume oma seltskonnaga, saame kokku, läheme sauna, homme läheme sauna. Ja ma mõtlesin, et kuna see on siuke metsavärk seal, saun keset metsa, et siis prooviks oma autos magada, et testiks selle variandi ära, et kui ma ükskord tühikäigul kuskil tiksusin, siis auto näitas, et 0,6 liitrit läheb tunnis diislit. Iseenesest öö kannatab ära, ei ole hullu midagi. Aga tahakski testida, et kui palju siis auto tühikäigul praeguse umbes siukse +2, -2 temperatuuriga siis sooja suudab teha. Aga probleem on see, et ma ei tea, kuidas ma ennast siia autosse panen. Sest et mul ei ole ju siin veel seda magamisalust. Siin on see originaalvärk, mis on, ehk siis mitte midagi ei ole. Et siuke värk, et need nöörid võtame eest ära, näed, siin ongi näha seda venivat köid, see on samasugune veniv köis, et paned auto eest minema ja siis kas tuleb käsi tagasi või tuleb sealt konks järgi. Vot, minul pole üheski autos ülemäära palju ruumi, et kui ma käisin Raidiga Tšukotkal ka ja magasime kahekesi siin Toyota 8, pidi siin või Toyota siis Land Cruiser 80, siis Rait pidevalt öösse nügis mind ka minu poolele tagasi. Sest ma vajusin tema poole, sellepärast, et mul lihtsalt, ma olen nii pikk, et mul jalad olid siin ees toe peal. Et nad jäi lühikseks maa kuni istmeni. See iste nüüd täitsa ette pandud. Vot, jah, aga nüüd ma pean siis midagi leiutama siia alla, et ma selle ühe öö kuidagi suudaksin siin ennast krussi keerata. Mis ma siia veel leiutan, ma ei tea. Aga ma nüüd võtangi siis väikse mõttepausi ja kui ma olen välja mõelnud, siis ma jagan teiega ka seda infot, mis ma siin siis teha proovin. Vot, olgu valmis. Väga lihtne mõte tuli. Ehk et siuke pealaud, siin on need jalad all. Siia panin väikse pitsu alla, et oleks sirge laua ja istme vahel, et ära kriibiks need metallist jalgasid, mis siin kokku käivad. Panin ühe vana pappkasti, millega ma selle riiuli tellisin, et elu õpetab, et kõik asju ei tohi kohe ära visata, et kõik elab vaja, näed hästi vaja. Löömamatid, liigne luksus 2 tükki. Siis need kummid lihtsalt panin transpordajaks siia, et hoiaks seda kaadrivärki paigal. Ja magamiskott siin üleval. Paida saab teha T-särgist ja opest või pusast ja mingist asjast. Ma arvan, et väga luksvärk. Nüüd on siis see koht käes, kui aeg on magama minna. Ja nagu jutt oli, paneme auto öösis käima ja vaatame, kuidas siin magada saab. Tegelikult pole viga. Siia riiulale mahub ära küll. Auto natukene põriseb kõvasti. Aga ma loodan, et see start-stop süsteem mingi aeg äkki rakendub.
et ta arvab, et äkki me oleme kuskil ummikus ja jääb seisma. Aga me oleme päris kindel. Aga mootori temperatuur on läinud 37 kraadi peale. Et külm ei ole. Seda hommikust. Väga mõnus on magada. Mõnus kuiva soe. Auto näitab mootori temperatuuri 93 kraadi, nii et kõik on muy bien. Aga noh, ma arvan, et kui õues on ikkagi -10, siis on oleks külm magada. Siis see koha peal töötab mootor. Ei oleks nii soe ja see õhk, mis ta puhub, jahtuks kiiremini ära tänu külmale välistemperatuurile, ma arvan. Et jah. Aga muidu selle mõttes töötab. Saab magada küll siin all. Ja siia peale saab mingeid asju panna. Ja magamise ajal. Võt. Nii et tehtud. Testitud. Tammetame varajais unega läks puid tegema metsa. Nii. Me paneme nüüd uued juppid ja meil on järgmine päev ka. See on üks käigukann. Jep, selle ülemise otsa vahetab ära. Jah. Praegu meil on 2 käigukanga siin. Noh, siin autos. Näed, siin 2 tükki. Üks siukene ja üks siukene. Ütleme nii, et YouTube'i videos oli asi veidikene lihtsam. Minul läks asi natuke katki. Aga pole hullu. Katki läks see, mis tuleb ära võtta. Mitte see, mis tuleb tagasi panna. Nii et loodame, et nüüd saab teise tagasi panna. Kui ei saa, siis on mul mõraline käigukang. Päris keeruline tegelikult. Ütleme nii, et üks kruvi jäi vahepeal üle, aga ma vist leidsin selle koha üles, kus ta üle jäi ja nüüd keeran ta ikkagi siia sisse. Panin ühe tihendi liiga vara ja tihend kattis kruvi augu ära. Aga noh, ütleme nii, et kas seda jama peab tegema või? Ei pea. Tegelikult seal BM-i käigu hooval ei olnud häda mitte midagi. Aga noh, kuna ma ta juba olin ostnud, siis tegin juba ära. Vaata, aga nüüd me saamegi kohe endale kokku selle siin. Ja siis veendume selles, kui mugav see käel on või üldse ei ole. Aga jah, tegelikult ma harjusin selle originaal käiguvalitsaga juba ära, nii et ei olnud tal häda mitte midagi. Istus kätte väga hästi. Aga noh, nüüd on visuaalselt selle autolikum kandiline. Panemegi viimase jupi külge tagasi ja mõtleme, mis siit siis välja tuleb. No, tuli põleb. Ma ei tea, kas sa näete väga hästi, aga seal tuli põleb. Ma arvan, et töötab küll. Ütleme nii, et käel on natukene harjumatu. Teine oli ikkagi tossa. Kus? Teine oli ikkagi mugavam. Aga see muusika, mis käima hakkas, selle ma ise tegin. See on Onu Raiu kantrimuusika. Ja need laulud on kõik inspireeritud minu enda läbielatud reisidest. Need sõnad kirjeldavad seda, mis tol hetkel kuskil on olnud. Hetkel siis Mongoolias. YouTube'ist leiab neid ja Spotify'st ka. Ja mujalt veel. Leiab küll, aga ma ei tea väga kust. Tehtud.